ma arvan, et see on nagu klišee, et klassikaline seljavalu inimene. 2 aastat kuskil tegelesin selle seljavalu teemaga. Teatud liigutused olid ka väga piiratud, et ette kummardamised ja öösel magades väga selg valutas. Tekitaski unehäireid ja üldist halba enesetunnet. Varem pidasin ennast painduvaks inimeseks, siis see kõik kadus, et niisugune puu-eesli tunne, ma ei tundnud oma keha ära enam. Ma olen kõike proovinud. Ma ise töötan haiglas medõena, siis esialgselt oli valuvaigistikuur, oli füsioteraapia, kiropraktika, jälle füsioteraapia, massaažikuurid, eratreener jõusaalis, neurokirurga ja blokaadid, närviblokaadid. Ja mitte ükski neist ei toiminud minu jaoks. Null efekti. Tegelikult mul ei olnud ootused väga kõrged enam, sest ma olin nii palju juba asju proovinud. Et pigem mind huvitas see reform, et midagi uut proovida, mis teeks mu tuju paremaks ja võib-olla laseks ka liikuda natukene uuel moel. Natuke guugeldas ja valisin mõned välja, hakkasin jälgima, mis nad teevad, räägivad, kuidas inimene sobiks mulle ja siis siin ma nüüd olen. Valisin kõige parema välja. Ausalt jah. Oota, kui sa oled harjunud, kui sulle meeldivad raskemad alad ja akrobaatika näiteks ja sa oled harjunud, et su treener on endine vene baleriin, kes surub sind sinu absoluutse maksimumini, siis esimene tund tundus liiga lihtne. No ei saanud üldse aru. Reformer oli väga vahva, aga koormust ma ei tundnud ja ma ei saanud üldse aru, mis toimub. Mul tundus see liiga lihtne, et see ei saa ju ometi toimida, kui see nii lihtne on. Päris kiiresti hakkas tegelikult tulemusi tulema. Mäletan, et äkki 3. tunnist koju minnes tundsin, et jalg istub mu puusa all hoopis teistmoodi, kui ta varem on seda teinud. See asend oli nagu korrigeeritud ja peale seda kohe paar tundi hiljem siis tundsin juba, et ma seisan teistmoodi. Keha asend oli, see hoidmine on hoopis midagi muud, kui ta varem oli. Kõik on juba pehmemaks läinud, et ämma rõõmuks ma saan nüüd ka rohida ja neid Hispaania tigusi korjata. Enne me tegime seda nagu 2 pensionäri suurte ohkimiste saatel, siis nüüd on nagu täiesti okei. Pikem kummardamine ei ole enam piinarikas minu jaoks. Et see on mind tohutult rõõmsaks teinud, et võib-olla mulle nagu täis tervis ka tulemas. Eestlane, eks ole, et 8 ma arvan, et alati on rõõmi paremini minna, et öösiti ikka ta vajub mul ära natuke, aga ma olen väga rõõmus juba praegu. Et niimoodi saaks ka juba elada, aga ma olen nii põnevil, et mis veel on tulemas, et saada see täielik liikumisvabadus tagasi. Isegi selle medõena ma võin öelda, et kui meditsiiniliselt on sul lubatud harjutusi teha, siis see on ainukene tee tegelikult mingit püsivat tulemust saada. Miks nad peaksid tulema just siia siis, mis sa vastaksid? Kus neil mujale minna on?